panin omale kõrvaklapid, ootan, kuni inimene jõuab sisse, et saaks teada, kas mind on kuulda. Eelmine kord olid suured probleemid sellega. Hetkel teen otselaivi Horvaatiast. Nii, esimene inimene on siin ja palun teada anda, kas mind on kuulda. Tere kõigile. Kas on kuulda, mida ma räägin, siis läbi nende kõrvaklappida. Kas on kuulda, kirjutage palun kommentaarides. Kuuleb hästi, väga hea. Väga hea, tänane live siis tuleb otse Horvaatiast Splitist, kus ma olen siis puhkusel ja poolenisti puhkusel ja pool puhkust on mul retriit. Ehk siis töö iseendaga. Mõtlesin, et teen hommikuse laivi, kus vastan siis küsimustele, mis olid esitatud, mida ma küsisin inimestel, mida nad tahavad teada saada. Ja panin kirja omale need küsimused ka. Ja kui teil on küsimused, siis kirjutage neid kommentaaridesse, siis ma saan nendele hiljem vastata. Ja esimene küsimus, mis ma panin endale kirja, on see, et kuidas teha endale kaitsed või amuletid või kust neid osta, et kaitsta ennast, oma kodu ja oma lapsi. Minul on kodus Tiibeti kirjad. Neid saab osta näiteks erinevatest esoteerikapoodidest. Tiibeti kirjad, selline lint, pikk lint koos Tiibeti kirjadega ja seda saab panna näiteks ukse ja akna kohale ja siis nad nagu blokeerivad seda negatiivset energiat, mis tuleb nagu väljast. Mul on näiteks kõrval majas tuleb hästi palju negatiivset energiat ja siis need Tiibeti kirjad, mis rippuvad mul akna kohal, need nii-öelda blokeerivad seda energiat, mis tuleb siis kõrvalmaja poolt. Ja siis näiteks ukse kohal mul ripub hematiid, see on hästi tugev kaitsekivi ja akna kohal on turmaliin. Ja kui te tahate ennast kaitsta, siis need on ühed parimatest kristallidest või kividest, mis on nagu kaitsefunktsiooniga, ehk siis hematiid ja turmaliin näiteks, seda saab kanda. Ja neid kivisid saab nii kaelaehete näol kui mis iganes nagu ehete näol ja saate osta seda esoteerikapoodidest näiteks, et need on igal pool olemas. Tere kõigile, tere. Suvine ja nii, ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele. Migreenid on järgmine küsimus. Konstellatsioonides on hästi palju välja tulnud seoses migreenidega see, et näiteks suguvõsas on kedagi kuklasse lastud või siis näiteks eelmises elus on ära tapetud niimoodi, et sul on kuklasse lask ja see on nii-öelda fantoomvalu, mis tekib, mille kogemus on olemas, aga mida teadvus ei mäleta. See on see, mis on nagu välja tulnud sügavamatel tasanditel. Ja minu õpetaja, kui minul olid hästi suured peavalud, siis minu õpetaja esitas mulle sellise küsimuse, et mida sa ei suuda nagu ära otsustada, mille vahel sa ei suuda valida,
mis valikuga sul on probleeme, mis valiku tegemisega sul on probleeme. Ja ma sain kohe aru, millest ta räägib. Et valik, mida ma ei taha nagu teha ja venitan hästi pikalt, siis see tuli meil välja nagu peavaludes. Ehk siis esimene on see, et me peame tegema mingi olulise valiku, millega me ei taha tegeleda siin elus, ja teine on see, et sügavamal tasandil, kui see on nagu süstemaatiline selline, siis see võib olla nii, et suguvõsas on mingi asi, mis tahab välja tulla, mis ei ole alati seotud lasuga pähe, vaid üldse. Kuna ma võtan inimesi hästi individuaalselt, siis iga probleemi tuleb lahti võtta individuaalselt, lihtsalt mitu korda on kordunud see, et pähelask näiteks. Et repressioonide ajal ja Vene ajal oli hästi palju seda. Ei, ega neid pidusid ei peata Tiibeti kirjad. Ei. Ei, need lihtsalt nagu hoiavad ära negatiivset energiat, mitte mingit maagiat, ärge tee maagiat. Nad ei pane inimestel suud lukku või ma ei tea, ei tee neid haigeks või mis iganes. Ei. Eks oma naabritega peate ise tegelema. Võib-olla sellest tulevad ka migreenid ja värki. Nii. Kes on päris mina, kui me ei ole keha ja meel? Kes me siis oleme? Selge on see, et meil on keha. Keha me saame katsuda, puudutada. Meil on meel, see, mis räägib kogu aeg meil peas. Mõistus nii-öeldes meel. Ja mis meil veel on? Et kas meil on hing? Mis asi on hing? Mis see on? Mis asi on hing? Isegi psühholoogid usuvad, et meil on hing, on. Ja psühholoogia, mis on psühe ja loogia, see on tegelikult nagu teadus hingest esialgselt. Õige praegu see on nagu väga läinud selliseks, et see on pigem teadus mõistusest, et kuidas töötab inimese mõistus ja käitumine. Hing. Mis siis meil veel on olemas? Minu kogemuste järgi on meil ka teadvus, sellise nagu keha, meel, siis on meil hing ja teadvus. Teadvus on nagu mentaalne keha, mis on eraldi, mis on oma, me oleme kõik koos, on ju, aga see on oma asi. Kuidas ma seletan? Nagu keha ja mõistus on ju kaks erinevat asja, samas nad funktsioneerivad koos. Siis on olemas ka hing ja teadvus eraldi. Kes on päris mina, kui me ei ole keha ega meel? Aga viimaste andmete kohaselt keha on meie hinge osa. Ehk siis nagu hinge pikendus. Keha ei ole lihtsalt оболочка, selline kest, kus me elame, vaid see on nagu konfigureeritud nii, et see on meie hinge osa, pikendus. Ja põhimõtteliselt on nii, et hing on teadvuse osa ja meie siis oleme tegelikult teadvus. Ja teadvus on see, mis, kui me nagu sureme, keha nagu sureb ära füüsiliselt, bioloogiliselt, siis see, mis meist tegelikult väljub, on ju, see on hing, mis on teadvuse sees.
kes on korjanud siis elu jooksul need kogemused ja oskused, mida ta on siin elu sees nagu kogenud, sest see, mis jääb meil nagu pärast surma alles, see ei ole kuld ja autod ja vara, on ju, seda teavad kõik, vaid see on hoopis kogemus. Kogemus jääb alles ja oskused jäävad alles, mida siis selles elus te suutsite endale koguda. Mälu kaob küll ära sellest, aga kogemus ise ei kao ära. See ongi see nii-öelda intuitsioon, kus ma nagu tean täpselt, et see on nii, et sinna ma ei tohiks minna või selle inimesega ma ei tohiks suhelda. Aga ma ei tea, miks ma tean. Ma lihtsalt tean. See tegelikult tähendabki, et kogemus on olemas, aga mälu sellest ei ole. Ehk siis ma tean täpselt, aga ma ei tea, miks ma tean. Ja kui meie keha sureb ära, elab ära, siis meist väljub hing, mis on tegelikult nagu teadvuse sees. Seda on raske eristada. Ja kui mina olen rännakutel käinud, siis ma olen näinud, kuidas minu teadvus, just nimelt nagu teadvus, on rändanud läbi erinevate ruumide. Ehk siis näiteks kosmoses on võimalik liikuda nagu kahes variandis. Üks on kosmoselaev, kuhu kahjuks meie tehnoloogiad veel ei jõudnud sinna nii kaugele, et me saaksime liikuda kosmoses. Aga ega see võimatu ei ole, on ju. Tehnoloogiline areng on jõudsalt kasvamas. Ja teine variant on see, et sa liigud puhta teadvusega läbi kosmose. Ehk siis läbi portaalide, on ju, või läbi kosmose. Muidugi läbi kosmose teadvusega liikuda on väga aeglane. Nii et kasutatakse need hinged, olevased hinged, teadvused, kes oskavad seda tehnoloogiat, on olemas erinevad portaalid ja saab läbi portaalide niimoodi liikuda ajas ja ruumis ja või läbi kosmoselaeva või nende seadmete, mis on tehnoloogilised, mis on tegelikult väga paljudel tsivilisatsioonidel olemas. Ja ka maal olid need näiteks Atlantide ajal ja veel ennegi. Need tehnoloogiad olid kõik olemas. Ja praegu ei ole veel kahjuks. Nii, kes on päris mina, kui me ei ole keha ja meel? Ehk siis hing ja teadvus, kui me sureme ära, siis me läheme nii-öelda cloud, pilv. Tere kõigile, kes mind vaatab. Lähme pilve peale ja siis seal on sorteerimisjaamad, kus vaadatakse üle meie kogemus ja mis me oleme teinud ja mis me ei ole teinud, kuidas me oleme täitnud oma ülesandeid, mida me ei ole teinud, mida me oleme hästi teinud, mida me oleme halvasti teinud. Ja ma loodan, et siin kristlasi ei ole ja religioosseid inimesi, aga isegi kui nad on, siis see on okei. Et päris sellist nii-öelda piibli järgi põrgut või paradiisi ei ole. Et meid ei panda nii-öelda põrgusse või paradiisi elama hingena edasi, vaid meid sorteeritakse ära meie kogemuse järgi ja nii-öelda karma järgi, et mis me oleme teinud, mis me ei ole teinud, mis oleme täitnud, mis ei ole teinud. Ja siis meid kas pannakse ootele või siis saadetakse kohe nagu tagasi maale. On olemas ka kolmas variant, minnakse edasi, aga sansaarast nii-öelda välja, aga seda juhtub väga-väga harva. Väga-väga harva ja mingitel erilistel tingimustel. On olemas ka veel üks variant, näiteks see
et ma tulingi selle juurde, et saadetakse paradiisi. Aga mitte sellisel kujul, mis on piiblis kirjas, vaid sellisel kujul, et meil on maa sees nagu tasandid, nagu matrjoška, need nukud, mis on nukkude sees, on ju. Ja ütleme, kui see meie füüsiline maailm on nulltasand, on ju, siis on olemas kõrgemad tasandid, ülemised tasandid ja alumised tasandid, ehk siis ülemised maailmad, alumised maailmad. Ja see ongi nii-öelda see põrgu piibli järgi ja paradiis. All elavad olevused, must, hall ja punane maailm, erinevad olevused ja seal on hästi vähe energiat. Ja nad tulevad siia toituma energiast, sest neil ei ole seda. Ja ülemistel maailmadel seal elavad hinged, erinevad kõrgemad olevused, mingisugused ükssarvikud ja siuksed asjad. Ükssarvikud, issand, kuidas see kõlab. Inglid, pühakud, täpselt see Jeesus näiteks tuli sealt, et valged olevused. Ja mõnikord need valged olevused tulevad siia alla sellesse tihedusse, et kogeda seda tihedust, sest läbi selle kasvab hästi palju. Ja mõnda inimest saadetakse ka sinna ülemistele tasanditele nii-öeldes pühakuks, kus ta saab olla siis meile õpetaja. Need on õpetajate tasand, mentorid, kuraatorid, õpetajad, kõik need, mis kureerivad meid tegelikult ülevalt. Tere kõigile, kes sorteerib ja otsustab siis seal, see on väga keeruline süsteem, see on väga multidimensionaalne, keeruline süsteem, mida on väga raske seletada. Seal on erinevad tasandid, hing läbib erinevaid tasandid, erinevaid nii-öelda sorteerimisjaamasid ja need on konkreetsed süsteemide sees. Ma ei ole ise väga hästi veel aru saanud, aga ma tean, et erinevatel tasandil on olemas nagu karmaline tasand näiteks, kus kui hing jõuab, siis seal vaadatakse üle kõik. Ja tavaliselt on olemas ka veel see, et hing nagu ei jõua sinna valgusesse nii-öeldes. Valgusesse, see järgmine tasand, kus pärast surma hing peaks jõudma. Ja siis teeb kinni siia maale ja temast saab kummitus. Kummitus ja poltergeist, mis iganes. Kuri vaim. Ei, kui ta hästi kaua on nagu maa peal, siis temast võib saada kuri vaim. Ehk siis poololevus selline juba tume kogu ja täiesti tume siuke, kes tahab kahju teha. Ja millest ma rääkisin nüüd? Enamasti inimesi saadetakse tagasi, ehk siis nad on seal cloud'is, nad ootavad, kuni neid saadetakse kohe. Seal on aeg teistmoodi. See, mis meie jaoks on siin 100 aastat näiteks, nende jaoks võib olla 1 minut. Nii et nad ei oota väga kaua. Sellepärast ongi niimoodi, et inimene võib sündida uuesti näiteks, ma ei tea, 300 aasta pärast või näiteks eelmine kehastus oli keskajal. Nende jaoks see on paar minutit näiteks. Ja kuna meil on aeg nagu hästi lahti venitatud, siis kes otsustab? Siis on meil igal hingel on olemas kõrgem mina, kes istub seal kuskil, ma ei oska öelda, kus veel, aga see on. Ja tavaliselt see kureerib erinevaid kehastusi. Ehk siis hing ei ole üks, kõrgem mina on siis kõige paremini õnnestunud kehastus hingel. Ehk siis hinge osa, fragmendid. Me kõik ei ole üks hing, vaid me oleme kõik fragmenteeritud erinevateks kehastusteks. Näiteks mina tean seda, et mind on vähemalt 2.
ehk siis teine fragment jalutab kuskil paralleelselt, see võib olla paralleelselt, see võib olla, et sinu fragment on läbinud erinevaid kehastusi, see võib olla, et paralleelselt sinuga kõnnib, ma ei tea, veel 10 fragmenti selle maa peal, on ju. Ja igal fragmendil on oma kogemus, omad oskused, oma esimeses, et elanud Horvaatias näiteks, et tuled kuskile Aasiasse, siis on niimoodi, et ma tean kõike sellest, appi, on ju, see on nii tuttav kultuur, aga ma ei ole siin elanud, on ju. Ongi niimoodi, et sinu hing või sinu fragment on elanud kuskil teises elus Aasias ja siis ongi niimoodi, et sa kummardad kõigile niimoodi nagu mina. Ja siis nad vaatavad sind, et mis asja. Ongi niimoodi täiesti oma asi. Oma asi. Ja kõrgem mina siis tavaliselt nii-öeldes otsustab, kuhu siis see hing, mis on cloud'is, kuhu see fragment siis läheb, kuhu ta sukeldub. Siin me jõuame saatuse juurde, et 100% saatust ei ole ja seda ei taheta siin projektis. Just tahetakse arendada välja seda iseseisvust inimestes, et nad suudavad ise otsuseid vastu võtta ja oma elu juhtida. Aga enam-vähem mingisugune rada või joon valib siis kõrgem mina, mille järgi see hing peaks enam-vähem minema. Ehk siis see hing võetakse esile ja siis vaadatakse erinevaid variandid, kus ta võiks sündida, on ju, näiteks sellesse perre või sellesse ja mis siis juhtuks, kui ta sünnib siin peres, siis see peaks minema niimoodi sellise stsenaariumi järgi või sellise stsenaariumi ja siis on neid erinevad variatsioonid, saatuse variatsioonid ja valitakse välja see variatsioon, mis sobib kõrgemale minale kõige rohkem arenguks. Et näiteks puuduvad sellised oskused või sellised oskused, ma ei tea, näide. Ma kuskil juba rääkisin seda, et näiteks kõrgem mina tahab arendada hinges välja iseseisvust. Ja siis vaadatakse erinevad variatsioonid, kus võiks see inimene sündida või kuhu või et ta saaks selle kogemuse, et ta saaks selle iseseisvuse oskuse. Ja siis näiteks kõrgem mina valib hingele vaese perekonna, kus ta peaks sündima, et hingel lapsena tekiks soov ennast arendada või nagu kuidagi raha saada või kuidagi niimoodi. Ja siis plaani järgi see hing peaks minema kooli ja ülikooli ja saama heaks spetsialistiks, et mitte sõltuda vanematest, ma ei tea, teistest ülemustest ja kuidagi nagu valitakse just selline suund, et inimene saaks välja lõpuks iseseisvuse juurde. Ehk siis see on see oskus, mida kõrgem mina tahab välja arendada, mis on puudu. Ja siis see saatuse joon on enam-vähem teada ja kuhu see inimene peaks jõudma, seal on muidugi teised eesmärgid ka näiteks. Ja hing saadetakse niimoodi hõlpsti sinna. Ja siis oletame, et see inimene ei taha ülikooli minna, hakkab jooma, satub kuskile kampa, hakkab narkot tegema, jääb sinna kinni ja siis elu lõpuni on sellistes tingimustest, kus ta sõltub ja niimoodi, siis ta ei saa seda oskust kätte, mis oli vajalik. Ta ei lähe tegelikult oma saatuse järgi, ta kaldub kõrvale, sest meil kõigil on vaba tahe ja me võime oma hirmude tõttu või mingite suguvõsa mustrite tõttu või mitte minna oma saatust nii-öeldes. Et muidugi meil on vaba valik ka, mis me teeme, et me võime nagu kõrvale kalduda või niimoodi. Aga nii-öelda saatus on tegelikult tavaliselt mingi positiivne tulemus ikka. Ehk siis kõik takistused, mis on meie teel, on tegelikult meie kasvuks ja ressursiks, lihtsalt me ei saa aru sellest, et sellest on keeruline aru saada meil. Ja
ja niimoodi siis erinevad hingefragmendid saavad oma kogemusi siin maa peal, lähevad tagasi ja ühel hetkel, ma räägin nagu mingi muinasjutu vestja, ühel hetkel tsükkel saab täis ja siis hingefragmendid pannakse kokku, et see saaks üheks hingeks. Alustuks uus tsükkel. Tere kõigile! Põnev on tõesti kogemus, teadvus, kuidas see suhtlus seal mujal siis käib. Kõrgem mina jälgib ja meid kureerivad mentorid, õpetajad, seal on terve mentorlussüsteem, seal on hästi palju olemusi, kes tegelikult aitavad meid ja toetavad. Lihtsalt me ei saa mõnikord aru, et meid toetatakse ja aidatakse ülevalt. Enamus ajast me ei saa aru sellest, et me oleme toetatud, aga tegelikult me oleme 100% ajast kogu aeg toetatud kõrgemalt poolt. Nii meie kõrgema mina poolt kui ka teiste kureerijate poolt, kes on nagu pidevalt 100% kohal kogu aeg. Nii, ma ei tea, kuidas suhtlus. Ega seal üleval sõnadega ei räägita ega midagi, see on kõik energeetiline, see on puhas, läbi teadvuse, ilma sõnadeta, kõik käib niimoodi. Ei tea, kuidas seda kirjeldada. Okei, mis küsimus oli üldse? Kes on päris mina? Ma siis ütleks, et päris mina olen hingefragment, hing teadvuse sees, kes omab keha, mis on hinge pikendus või osa ja ma olen hingefragment siis kõrgema mina fragment või hingefragment. Pealmise hinge üks osa ja kõrge mina on parim kõige rohkem õnnestunud kehastus, kes siis juhib neid fragmente, valib neile nii-öelda saatuseid, toetab neid ja pärast surma nagu keha surma nii-öelda juhib. Karmad ei arvuta tema, seal on teised süsteemid ja kõik need asjad, kokku lugemine, puhastus ja kõik need asjad tehakse mujal, teistel tasanditel. Nii. Hüperaktiivne laps, raske eriline laps. Mina vaatan, nagu ma ütlesin juba, igat juhtumit individuaalselt, kus või millega see on seotud, aga tavaliselt siis, kui me siiski proovime mingeid raame panna, siis kui lapsel tekib midagi juba hästi noores vanuses, siis järelikult tavaliselt vaadatakse ikka vanemaid, mis vanematel on, mis toimub vanemate vahel või mis on ühel või teisel vanemal, mis tegelikult peegeldab või mõjutab last. Ja tavaliselt me vaatame vanemaid, sest sealt tuleb see põhjus ja laps lihtsalt peegeldab. Kui me räägime näiteks tavalisest nii-öelda elust, psühhoteraapiast või konstellatsioonidest, laps võib peegeldada ka midagi, tavaliselt peegeldab midagi vanemate oma, aga võib peegeldada ka midagi, mis on suguvõsast. Võib peegeldada ka midagi, mis on suguvõsast, mis tahab välja tulla, mida ei ole nähtud, millele ei ole kohta antud, mis on olnud varjus. Ehk siis seal on sihuke auk, mis vajab täitmist ja laps nagu sukeldub sinna, et seda täita. Ja kui see saab nähtuks, siis tekib tasakaal jälle. Ehk siis ebatasakaalutus. Ei ole ebatasakaalutus, tasakaalustamatus. Ja olen kogenud ka inimesi, kellel on mingi probleem
alates lapsepõlvest ehk siis terve elu olnud. Ja kui me sukeldume sinna, siis jah, seal on midagi vanemat oma, jah, seal on mingi suguvõsa asi ja mõnikord me lähme kohe eelmistesse eludesse. Näiteks mingid hirmud hästi palju, kes ei ole hüperaktiivsus, ma kaldun teemast kõrvale, aga näiteks hirmud, klaustrofoobia, et läksime lapsepõlve, seal oli trauma, jah, laps jäi tekikoti sisse kinni näiteks, töötasime läbi seda, suguvõsas midagi ei leidnud, midagi sarnast, mis tahtis nagu välja tulla ja läksime eelmistesse eludesse. Ja seal tükk aega nagu, ma sain aru, et seal mingi energia keeb, siis ma lasin nagu kõrgemaks ja kõrgemaks selle kraadi, kuni siis see läks keema ja sealt tuli välja, et inimene oli elusalt maetud. Ja tuli välja see energia, pildid hakkasid jooksma ja keha nagu hakkas kohe tööle. Ja jah, tekikoti sisse jäämine on trauma, aga selle taga võib olla midagi suuremad. Ja kui me töötame läbi selle lapsepõlve trauma psühholoogi juures või psühhoterapeuti juures, siis midagi veel võib jääda kripeldama, et nagu ei ole lõpuni tehtud. Midagi on nagu veel. Ja siis see ongi see, et see võib olla eelmise elu trauma. Et tihtilugu minu juures käivadki inimesed, kes on juba endaga palju tegelenud, käinud konstellööride juures niimoodi, aga ikka midagi on veel. Ja siis me jõuame sinna, et sind maetakse elusalt, on ju. Hüperaktiivsus on see, et on hästi palju energiat, liiga aktiivne. Mis see tähendab, kui on hästi palju energiat? Mis tähendab, et hästi palju energiat? Kas kuskil on olnud liiga vähe energiat? Mis tasakaalu püüab see laps anda või leida? Mis tasakaalu püüab ta leida? Küsimus on selles. Ja on tulnud ka välja sellised asjad, et raskes füüsilises seisundis laps või puudega laps tegelikult võib-olla see ei ole kõige ilusam asi nagu välja öelda, aga see on hästi negatiivse karmaga laps, kes on teinud palju väga halbu asju eelmistes eludes ja ainuke viis seda nagu puhtaks, näiteks ta on teinud, ma ei tea, 10 inimesi vigaseks või oli näiteks, ma ei tea, doonori võttis organeid välja, müüs. Võttis organeid inimestelt, ma ei tea, kuskil Bagdadis või niimoodi ja müüs neid turul nagu ära. Või ma ei tea, võttis kehaosi ära või kuidagi tükeldas inimesi, ma ei tea, mis iganes ta nagu tegi. Ja siis järgmises elus ta sünnib vigasena. Ehk siis tasakaal jällegi. Ja ükskord see on karma. See on see, et sa teed midagi kohutavat. Ja see on ainuke viis seda nii-öelda puhtaks või teha või nulliks teha. Et sa koged enda ise nagu neid asju. Sulle tehakse või sa sünnidki nagu vigasena nii-öeldes, et füüsilise puudega näiteks. Mis ei ole alati nii, et kõik sellised lapsed on sellised. Ei, absoluutselt mitte. Et ärge võtke seda üksüheselt, et kõik on sellise karmaga lapsed. Mõnikord see
nagu kergemas vormis. Näiteks on midagi suguvõsa tahab näidata või eelmistest eludest mingi asi tahab välja tulla või lihtsalt tavaliselt on ka vaadatakse, mis vanemate vahel nagu toimub parasjagu. Mis vanemate vahel toimub parasjagu. See võib olla vanemate asi. Ja täitsa võib olla, et ei saa nagu mitte midagi teha, et keha on halvatud näiteks. Aga teadvus on selge ja näiteks ei saa rääkida, sa ei saa kirjutada, aga teadvus on selge ja sa pead lihtsalt kogema seda, sest sa oled teinud asju eelmises elus. Keegi ei ole neid asju ära tühistanud. Kui keha jääb haigeks, kas sa märgid, et kadunud oma arenguteest kõrvale? Minu kogemuse järgi on see, et kas sa oled üle töötanud, ehk siis sa ei hooli enam oma kehast, sa ei kuula oma keha, kui ta ütleb sulle stopp, aitab. Või sa teed midagi, mida sa teha ei taha tegelikult ja siis sinu energia voolab ära. Sa ei taha olla selle inimesega, sa ei taha teha seda tööd, aga sa teed, sa oled. Sa räägid endale vastu, sa lähed ise endale vastu ja siis keha on nagu come on, stop. Aitab ja teeb haiget. Leida sellest, mis valesti toimub, see on siis tervenemine. Kui saan siinses elus oma eesmärgid lahendatud, kas siis on premeeritakse selle eest? Sitta. Su kõrgem mina saab siis need omadused või need oskused, mida sina kogesid selles elus. Ehk siis su hing saab laiemaks, suuremaks, kogemuslikumaks, üldine see suurem pilt. Kui sul läheb elus kõik hästi tavaliselt, siis sa saad nagu nii-öelda rajale, on ju. Tegutsed hästi, õpid hästi, nagu lahendad oma mustreid, ma ei tea, õpid olema õnnelik, arened, õpid olema rõõmus, õpid armastama ennast ja maailma ja välja andma neid positiivseid emotsioone, tegeled oma negatiivsusega, ei suru alla, ka kõik need asjad. Ja ühel hetkel sulle hakatakse sellest negatiivsest reservist andma neid ülesanded. Ehk siis uued raskused näiteks, uued takistused on ju, et sa saaksid veel kasvada. Ja siis see ongi nagu sihuke pidev kasv. Aga nendel, kellel on enam-vähem kõik puhas ja hea, kes on suutnud läbi eluda kõiki oma ülesanded täita ja niimoodi, siis nendel on siuksed mõned inimesed, kellel läheb rahulikult ja vaikselt niimoodi ülesse. Et kõik asjad enam-vähem nagu naabuvad, niimoodi sa vaatad teda, et ta nagu vaikselt läheb rahulikult niimoodi oma eluga vaikselt üles mäge. Ei ole niimoodi nagu sina mingi nagu mina. Ehk siis mina olen valinud endale hästi jõudsat arengut. Esimesed 20 aastat, ma valisin pere, kus esimesed 20 aastat olid hästi põhjas ära käinud. Kohutav, tore, et ma ellu jäin, on ju, aitäh toetuse eest. ja siis on nagu niimoodi ei ole olnud elu alguses niimoodi vaid on olnud niimoodi ja siis on niimoodi
ja nüüd on enam-vähem nagu läheb niimoodi tuk-tuk-tuk-tuk. Ja siis vahepeal tulevad jälle uued takistused, mind visatakse kabinetist välja, mingid asjad toimuvad, tere kõigile, tere. Oi, nii. Kuidas tunda ära oma tee eesmärk? Enamasti me teame oma eesmärki. Lihtsalt me ei taha seda tunnistada, me ei taha sinna minna mingitel põhjustel, oma hirmude pärast, mis iganes. Tegelikult keha tunneb ära, mis meile meeldib teha, mis meile ei meeldi teha, lihtsalt me ei kuule ennast, me ei kuule oma intuitsiooni, oma hinge, oma keha. Me oleme ühendusest lahti iseendaga ja oleme ühiskonna järgi, vanemate järgi, mis iganes, kes sulle ütleb selle järgi, aga mitte enda järgi. Kõikide teiste järgi, aga mitte enda järgi. Ja siis ainuke viis on tulla iseenda juurde tagasi läbi nende praktikate, teraapia, mis iganes konsultatsioonid, retriidid, laagrid. Jälle siia, hakkad aru saama, mis sulle meeldib, mis on sinu oma, kes oled sina. Kui sa võtad kõik need välised asjad ära endast, kõik need maskid võtad maha, kõik need kunstküüned ja ripsmed ja kõik need asjad võtad ära endalt. Ehitud võõraste sulgedega, siis tuled iseenda juurde, 0 punkti, kus sa ei ole keegi, kus sa ei tea mitte midagi ja siis hakkad ennast otsima. Hakkad vaatama, okei, kes siis olen mina, mis ma siis tahan, mida mulle meeldib teha, kus ma tunnen ennast hästi, milliste inimestega ma tunnen, mis riideid, kui ma kannan, ja ma tunnen ennast iseendana. See meeldib mulle, see ei meeldi mulle. See sobib, see ei sobi, see meeldib, see ei meeldi. Ja siis muidugi hüpnoosis saab, kui sa tahad kiiresti teada saada, mis on sinu kõrgemad eesmärgid ja missioon näiteks, aga see ei tähenda seda, et sa kohe hakkad tegutsema. Sa saad oma teadmised kätte, aga see, et sa tegutsema hakkad, ei pruugi. Ma näiteks sain teada oma hinge missiooni, siis ma olin šokis ja ma ütlesin, et ma ei hakka elu sees tegema, mis sitta siin mul aetakse. Ja 2 aasta pärast ma olen täpselt seal, kus ma teen seda. Ja luumurrud tähendavad energeetiliselt. Ma ei oska teile öelda. See võib olla mingi situatsioon. Ma ei tea, peab vaatama. Peab vaatama. On olemas ka näiteks noored hinged, kes on noored ja vanad hinged, mis tähendab siis seda, et nad on siin maal kestnud või olnud kehastustes kauem või vähem aega. Ja need nooremad, nad alles avastavad elu ja ongi niimoodi, et nad proovivad kõike ja nad ei tea mitte midagi. Lihtsalt panevad ennast igasse sitta ja sisse ja proovivad. Neil on vaja kogemust saada, sest neil ei ole seda. Ja siis ongi niimoodi luumurrude värki. See võib olla ka üks asi. Kuidas klaustrofoobiast vabastada või vabaneda? Tuleb vaadata, kust see on tulnud, millega see on seotud, läbi elada see trauma, emotsioon. Ja siis tegutseda. Planeedi teised elanikud tasandid. Nagu ma ütlesin juba, matrjoška on see meil. Kui meie ühelt poolt me oleme üks 0 tasandil, siis on 3 alumist tasandit, kus on negatiivsed olevused ja ülemised kuni 7. Ma praegu tean need ülemised tasandid, kus on need inglid ja õpetajad ja kuraatorid ja kõrgem mina. Ja kõik sellised asjad. Pühakud. Teine, mis meil on teine matrjoška nii-öelda, see kõik on nagu siin samal ajal.
ja teine süsteem on veel tutututut. Et me oleme kolmas, need on dimensionaalsed süsteemid, kus on kolmas dimensioon, siis on olemas teine, esimene 0 ja siis on 4., 5., 6., 7. kuni vist on 13. Ma viimati sain aru sellest ja 13. dimensioon on siis looja, esmalooja, esimene looja, esmalooja. Ja meie oleme 3. ja see on see, millest hästi paljud räägivad, see 3D, 4D, 5D on ju, teine laul, 5D. Me oleme 5D, teine. Siis 3D, see on siis tihedus tegelikult, 3D, kolmas dimensioon, kolmas tihedus, plotnost. Kui tihe see on, see on see. Ja praegu meid valmistatakse ette selleks, et inimkond läheks üle, siis paljud jäävad siia 3., paljud lähevad üle 4. ja on ka need, kes lähevad üle 5. Mis see siis tähendab? See tähendab seda, et mitte midagi ei muutu, ainult meie taju laieneb. Ehk siis meil on 5 tunnet ja need tunded laienevad. Intuitsioon, selgelt tundmine, selgelt nägemine, haistmine, kõik haistmine, tundmine, teadmine, kõik nagu suureneb, laieneb. Siis sa oled tundlikum, siis see tähendabki seda, et sa oled 4. dimensiooni nii-öeldes läinud. Aga paarisarvulised dimensioonid on stabiliseerivad ja paarituarvulised ehk siis 3, 5, 7, 9 on dünaamilised dimensioonid, kus hästi palju toimub liikumine, kasv. Ja paarisarvulised nagu 2, 4 näiteks, 4D on ju, on stabiliseerivad dimensioonid, kus sa nii-öelda hästi palju kasvanud oled ja siis sa tuled sinna ja siis sa nagu hingad välja. Stabiliseerid seda, mida sa oled kogenud. Ja meid valmistatakse nagu ette üleminekuks järgmistele dimensioonidele, järgmisesse tsüklini öeldes. Ja kui lapsel näed just samune nagu kukud kõrgelt alla, mis neil eelmise elu sündmuses võib täitsa olla. Võib täitsa olla. Võib olla ka suguvõsamälu. Päike tahab peale paista. Valguspimedus. See võib olla suguvõsamälu, rakumälu, see võib olla eelmiste elude mälu. Nii kui jääd pensionile 65+ ja justkui kaotad tee kuhu veel ja mis siis teha, sa mõtled olemisele, mitte tegemiseks. Ja et see on järjekordne kriis. Ehk siis meil on erinevad vanused, kus toimuvad ja see on järgmine nagu pensioniaeg on järgmine eksistentsiaalne kriis, kus sa nagu enam ei tegutse nii palju, vaid sa aeglustudki ja mõtledki nagu oma elu järele, mis sa oled teinud, kuidas see kõik käib ja Starseeds. Mina nimetan neid tähehingedeks eesti keeles, tähehinged. Ehk siis hinged, mis on tulnud siia planeedile väljastpoolt seda planeeti, hinged, mis on kogenud elu ka teistel planeetidel. Starseeds, tähehinged või planeedivälised hinged. Mis siis nende kohta rääkida? Nemad tulevad siia, et kogemust saada. Sest see on hästi karm maailm tegelikult, kus saab hästi jõudsalt kasvada hästi kiiresti. See kolmas tihedus ja kõik see, mis siin toimub, hästi kiiresti saab kasvada ja see kogemus on nagu tegelikult hindamatu. Ja siis nad tulevadki siin niimoodi, vaakame, kus otsib.
sihuke katsumus. Davai. Sukelduvad siia sisse. Maavälised olendid, plejaadid, arctuurlased, siiriulased, aštar, tulnukad, hallid. Plejaadidest, arctuurlastest ma ei tea suht midagi. Ma veel ei ole sinna jõudnud, aga siiriulastest ma tean, sest mul on olnud kogemus, planeediväline kogemus teisel planeedil ja dimensioonis, kus mina olin siis draakoni kehas. Ja meile sinna planeedile tuli portaal ja sealt tulid inimesed Siiriused, kes palusid siis nendest draakonitelt abi, et palun tulge, et meie ehitasime planeedi vahelised sidepunkti või telefoni öeldes inimkeeles. Seda kõike on väga raske inimkeelde panna, sest seal on hoopis teised asjad. Ja siis tulid tegelased, kes tahtsid selle telefoni või sidevahendi nagu tehnoloogia ära võtta. Et on olemas need, kes tõmbavad planeete ressurssidest tühjaks. Ja on olemas need, kes jahivad näiteks kõrgtehnoloogiaid. Ja see oligi see parasjagu juhtum, kus nad jahtisid kõrgtehnoloogiaid ja mina olin siis draakon, kes tuli ja aitas neid. Ja lihtsalt põletasin neid tumedaid. Need on tumedad tegelikult hästi kõrgelt tehnoloogiliselt tehnogeenne tsivilisatsioon, kes jahtis tehnoloogiat. Ja niimoodi ma siis aitasin neid ja siin planeedil on ka erinevaid tegelasi, kes aga pigem on mitte, siin ei ole väga palju tehnoloogiat järgi jäänud atlantidest ja lemuurlastest. Need artefaktid on kõik nagu ühekaupa kuskil kogukondades kinni. Näiteks Hitler püüdis seda kõike taastada, on ju. Ja meil ei ole väga palju kõrgtehnoloogiat, meil ei ole midagi jahtida, on ju, aga samas see planeet on ressursirikas ja siin on sellised ka tsivilisatsioonid, mis jahivad, vahepeal pumpavad meilt ressursse välja. Ja olen läbi hüpnoosi kohtunud erinevate tsivilisatsioonide elanikega. Olen kohtunud nii näiteks taimedega või pool loomad, pool taimed, siis mingisugused erinevad putukalised näiteks. On olemas ka loomalised, ehk siis meie galaktikas on kuskil 70% humanoidlikud rassid, ehk siis humanoidid. Inimese taolised rassid 70% ja ülejäänud on siis putukalised, loomalised, reptiilid ka, reptiililaadsed, sest neid on ka hästi palju erinevaid. Ja kes siis veel? Mingisugust veel on hästi, need on erinevad. 70% on nagu inimese taolised humanoidid. Mis siin oli? Ja siin on hästi palju ka erinevaid segunenud trasse meil maa peal, erinevatest tsivilisatsioonidest ja planeetmaa vanadest tsivilisatsioonidest, ehk siis atlandid näiteks. Hiljuti kogemata kohtusin ühe atlandiga, kellele ma tegin puhastust, me tegime needuse puhastust, siis tuli välja, et suguvõsas on ka korduvaid neid mustreid olnud, isiklikke mustreid on, puhastasime suguvõsas 7 põlvkonda, puhastasime, siis läksime eelmistesse eludesse, seal oli sihuke paras laks, puhastasime niimoodi, et inimene oli lihtsalt ja siis läksime planeedivälisesse mällu, kus seal tehti ka asju. Ja kui ka selle natukene puhastasime, siis inimene järsku tuleb nüüd
mul on Atlant, saad aru? See on nagu vau, jaa. Ja seda energiat ma tean, on ju. See on vana tsivilisatsioon, mis on olemas erinevad teooriad, ma veel ei saa aru, mis on see õige. Aga üks versioon on see, et Atlantidel oli sõda nii-öelda seotunitega, kes tulid väljapool ja see juhtus üldse poolkogemata. Niimoodi, et laseritega lasti mingeid asju ja mingi elektromagneetiline väli ei pidanud vastu, maa väli ei pidanud vastu ja siis need on niisugused tehnilised sõnad, ehk siis ja siis tekkis see suur üleujutus, mis hävitas, mis mitme kilomeetri pikkune laine, mis käis 3 korda ümber maakera ja oli see hävitas kõik tsivilisatsiooni ära ja jäid alles nagu mingid jäänused. See oli Atlandis. Teine versioon on see, et oli sõda, oli tuumasõda planeedil. Planeeti oleks peaaegu hävitatud ja siis neid likvideeriti lihtsalt ülemistel tasanditel. Ma veel täpselt ei tea, mis see on. Atlantid ja Assurid on mulle endale hästi lähedased, sest nemad kasutasid, see oli kõrgtehnoloogiline tsivilisatsioon, mis kasutas psühhoenergiat. Mentaalne maagia põhimõtteliselt. Psühhomentaalne maagia. Enne seda olid lemuurid, nendel seal oli ka sõda, igast sõjad on olnud siin planeedi peal. Teadlik ärakasutamine enda heaolu nimel, tagajärjed. Tagajärjed on see, et hakatakse sind ära kasutama, kui rääkida lihtsamas keeles. Et hakatakse sind kasutama ühel või teisel viisil. Kerged haigused, nende seos sinu probleemidega. Lähed endale vastu, ei tee seda, mis sa tahad teha. Energia voolab ära. Teed seda, mida sa tegelikult teha ei taha. Kuidas seda teadvustada, aru saada, mida sa teed valesti, mis kohas sa lähed endale vastu ja hakata teadlikult muutma seda. See võib olla väga raske. Ajutist energia kadumised ka läheb sinna, täpselt sinna samusesse, et lähed endale vastu, teed midagi, mida sa teha ei taha. Kuidas leida ise see põhjus? Istud, kirjutad päevikusse lahti, ma ei tea, et see juhtus siis, mis mu elus toimus siis, okei, selle päeval see võib olla siit ja siit, on ju. Ketrad lahti. Nii kaua, kuni sa jõuad selle päris asjani. Ja kui sa jõuad päris asjani, siis siin võib olla sul abi vaja mingi kolmanda isiku poolt, teise isiku poolt. Suguvõsa mustrid, kui on korduv muster elus, kas on võimalik tunnetuslikult ära tunda, analüüsida? Absoluutselt, see ei ole väga keeruline. Näiteks elus käib palju raha läbi, aga kõik läheb minema. Kas saan trahvi või läheb auto katki või maksan aju vaba laenu tagasi, on ju. Üks asi on see, et suguvõsas näiteks kellelgi võidi raha, näiteks niisugune programm, et raha on näiteks ohtlik või et raha ei tohi püsida, on ju. Näiteks Eestis on hästi palju repressioone, küülitamisi ja vara äravõtmist, on ju, et seal see programm sai alguse ja siis see kandus läbi põlvkondade edasi ja sina pead seda kogema. Teine variant on see, et näiteks kuskil eelmistes eludes sa võtsid hästi palju inimestelt raha ära ja nüüd sa pead kogema seda, et sa jääd rahast ilma. Midagi sellist. See on lihtsalt paar näidet, kust see võib tulla, aga see võib olla seotud ka hoopis teiste asjadega, näiteks armastuse kinni või mis iganes, et
armastus, ma ei tea, naine pettis vara välja ja siis tappis su ära, on ju, et siis armastus. Energiad on kinni. Nii, kõik. Vaatame, mis küsimused on. Kas seda saab järgi kuulata? Saab. Arctuurlased on ravitsejad. Okei. Hästi palju. Ma tean ka draakoneid ravitsejaid. Ma ise olen ka olnud läbi erinevate kehastuste. Ma olen olnud taimetark ehk siis taimedega ravitsenud. Ma olen olnud geisha, kes on läinud õppima taoismi ehk siis budismi kultuur on mulle lähedane. Ja Hiina kultuur on ka mulle hästi lähedane, budism ja taoism. Mitte isegi budism, taoism. Siis ma olen samurai olnud. Jaapan. Siis olen olnud erinevaid asju. Teistel planeetidel olin psühhomentaalne maag, kes kasutas armastuse energiat. Okei, tore. Kõigile aitäh ja tänaseks kõik. Soovin teile ilusat päeva ja lähen päevituma. Valgus või pimedus. Tada! Tšauki kõigile! Tšauki, tšauki!